Nii, tere õhtupoolikut, hea vaataja ja kanali jälgija. Täna on natuke eriline ülevaade, arvustus kahest noast. Ja miks ta eriline on sellepärast, et nende nugade disainimisel on natukene minu osa, õige pisut. Ja nende konkreetselt kahe noa puhul on veel nii-öelda see kõige lõplikum viimane viimistlus isegi mu enda väikeste valgete kätekestega tehtud, nii et mõningased nii-öelda andsin sobiva terituse ja samuti nii-öelda natuke kujundasin ümber seda noa tera selga, et muu on nii-öelda meistri poolt tehtud. Ja kes siis meister on? Meister on siis Saaremaa sepp, noameister Rauno Paju. Ja kuidas me siis nende kahe noani jõudsime? Aga jõudsime me sükast omamoodi huvitavat teed pidi, et sellest ei ole nüüd veel päris poolt aastat ei ole möödas, pisku vähem. Rauno Paju kirjutas mulle, et ta teeks ühe noa ja annaks mulle proovida. Ja teda huvitab nii-öelda minu tagasiside. Mis ta siis mulle andis? Mis ta mulle tegi, mis ta mulle andis? On siin võt selline nuga. See ei ole nüüd päris kõige algsem noatupp. Et see on nüüd selline süsinik terasest. Tera pikkus on 105 millimeetrit, täiskiilprofiil. Et mikartast käepide, iseenesest kena. Ja ma seda nuga kasutasin. Ma jõudsin selleni, et see on väga hea nokitsemisnuga, aga sükene bushcrafter tahab saada alati veel paremat nokitsemisnuga ja Rauno tegi mulle võt sellise lühema. Ja pean ausalt tunnistama, et mul ei ole hetkel praegu meeles, mis nüüd siin see tera pikkus oli. Kas võis äkki olla 75 millimeetrit võib-olla. Ja äkki midagi sellist. Originaaltupp on juba nii-öelda ära lagunenud. Uued tulevad kindlasti nii-öelda natuke teise kontseptsiooniga. Algselt need kaks nuga olidki ühes tupes. Nagu eraldi taskutes. Ja sealt edasi liikus nii-öelda areng või teema edasi võt sellise suure nii-öelda nagu ellujäämisnoa poole, millega siis saab metsas vajaduse puid maha võtta ja neid nii-öelda tükeldada. Pealt näha näeb ta välja üsna kokanuga, aga see on puhtalt fassaad. Tegelikult on ta üsna raske nuga. Ja ma ütlen ausalt, et ta suurepäraselt asendab kirvest. Ja minu jaoks tänu Raunole, tänu sellele, et Rauno Paju mulle selle noa tegi, ma avastasin, et koka noa disain on tegelikult üllatavalt hea disain, kui on vaja nii-öelda nuga kasutada nagu ellujäämisnoa võtmes. Et ta lõikab suurepäraselt. Ta on raske, temaga saab väga lihtsa vaevaga nii-öelda puu pakkusid ja algusid lõhestada ja rääkimata sellest, et metsas nii-öelda puid maha võtta. Aga ühesõnaga, siis me hakkasime seda nuga nii-öelda koos edasi arendama. Ja ma nii-öelda üsna tugevalt keskendusin nende nugade peale ja järgmised kuud siis tegin Raunole terve rea igasuguseid ettepanekuid,
Ja näiteks üks olulisemaid oli see, et vahetada terast. Et see seeria enam ei oleks nii-öelda nagu süsinikterasest. Et ma tean, paljud fännavad süsinikterast. Mina jälle vastupidi eelistan roostevabat ja selles mõttes mul on omad põhjused, millest ma ilmselt kunagi teen eraldi video, miks ma just roostevabat eelistan. Aga need musta värvi noad, mis ei paista üldse nii-öelda nagu eriti roostevabast terasest välja, on tegelikult sellisest toredast terasest, millest teeb oma nugas ikka näiteks Helle ja 14C28N Sandvik. Ja kui Helle teeb seda samast terasest ja ma olen mitme teise noabrändi puhul ka märganud, et on nagu, kuidas võid öelda, mitu sarja. Üks on kindlasti Jokker, mis mul tuleb meelde, Realstiil, midagi oli veel, hetkel ei tule kohe niimoodi meelde, kellel on siis näiteks noad T2 terasest, 1095, Sleipner, midagi sellist. Ja siis on nii-öelda veidikene siukene kallim sari, nagu lipulaevad ja need on kõik siis sellest samast terasest, 1428C, N1428N. Oli vist niimoodi. Me vaatame, mis pikrib jah, 14C28N. Et ja miks ma just selle terase valisin, on see, et ma kuskil mingisugusest YouTube'i videost mäletasin, et oli just esile toodud selle terase nagu kõrge kvaliteet ja sobivus just nimelt Bushcrafti nugadeks. Ja miks ta just sobib, et ta on üks elastsemaid teraseid. Et kui paljude teiste terastega on see häda näiteks, ma olen ise selle probleemiga 3 või 4 korda kokku puutunud, et lükkan mingi noaga puualust pirde ja näiteks kuivanud kuuski, seal on siis kuivanud kuuski läbib mingi oks, et siis nii-öelda lööb siukse sõrmeotsa suuruse tüki terast lihtsalt välja. Ja ütleme veel, kui brutaalselt nii-öelda üritad mingit puunotti poolitada ja midagi sinna ette satub, et üsna kergelt võib terast tüki välja saada, siis see teras on selline elastne ja ta pigem deformeerub, aga ei murra nagu tükki küljest ära. Ja mina pidasin nagu seda omadust olulisemaks, üsna oluliseks. Et nuga, millelt lendab siukene poole pöidla otsa suurune tükk välja, sellega nagu tegelikult ei ole enam suut mitte midagi muud teha, kui heal juhul õnnestub võib-olla see lihtsalt kuidagi ümber profileerida. Et ühe kabarriga niimoodi juhtus ja ütleme, et seal õnneks oli seda laia noaterapinda nii piisavalt palju, et sai tast põhimõtteliselt vähe teise kujuga nuga tehtud. Aga nüüd nad on siis juba, ühesõnaga, nüüd on need noad enam-vähem valmis kujul olemas ja miks ma ütlen enam-vähem? Enam-vähem sellepärast, et Rauno Paju on meister siinsamas meie seas, meie maal, kes siis hakkab nii-öelda vastu võtma tellimusi nendele nugadele ja ilmselt on, ma julgen küll väita, et on võimalik siis nii-öelda igal ühel, kes selle noa tellib, tellida sinna juurde mingi oma kiiks. Et kui minul on praegu siukse halli teraga ja musta mikartas käepidemega nuga, mida siis nii-öelda ümbritseb siukene teatav läikiv joon, et ilmselt saab nii-öelda tellida teraga, kas nüüd otseselt teist värvi, aga ilma sellise happesöövituseta, ütleme ilmselt puust käepidemega, ma kujutan ette, mikartasid on ju ka
kümneid, kui mitte sadu erinevaid nii-öelda värvivariatsioone. Nii et täna ma just vaatasin, Rauno näitas mulle videokõne ajal, kus ta tegi mingile noale põhimõtteliselt neoonoranži käepidet, läheb ühele jahimehele. Nii et selles mõttes on see noasari selline, et siin annab nagu selle disaini, põhijooned jäävad samaks, ega siin midagi enam ei muutu, aga ütleme käepideme koha pealt ja võib-olla ka tupe koha pealt, siis saab nii-öelda taotleda sellist isikupära. Et kui Rauno käest tuleb ta sellise suurepärase ilusa, ma ütleks nii, et kastani värvi nahktupe sees, vähemalt minul on nad sellised, see on väga elegantsed, siis on üks huvitav asi, mis mina avastasin, et sellele noale, mis on see väiksem, mõõtudes ka rääkides, et siis 105 nii-öelda millimeetrit on lühem ja pikem on siis 130. Et see on täpselt selline, minu arust 130 on väga hea selline universaalse noa nagu mõõt. Et selle mõõduga näiteks ma tooksin kohe välja siia kõrvale helle didigalgaalu, täpselt ühe pikkused, et tera koha pealt Fjällkniven S1. Loomulikult kogu see S-sari siis on sama pika teraga S1X, S1 Pro. Need on väga kuulsad noad ja vägagi, ütleme, ostetud ja paljud kasutavad. Aga mis ma avastasin on see, et kui nüüd tahta näiteks nuga, nagu mina tihti kannan, pükste noataskus või siis kargotaskus, siis talle suurepäraselt sobib sellise noabrändi nagu Jokker ja täpselt samad tuppe kasutab ka, ma noa mudeli nime ei mäleta, Victorinox. Ja see sobib täitsa täiuslikult sellele nii-öelda, ei tule välja, sellele 105 noale. Nii et sellega on väga mugav nii-öelda püksitaskus seda kargotaskus kanda. Et idee poolest, jah, mul on siin üks tupp, millel ei ole isegi seda vööaasa. Et tulen korra lähemale. Minul endale niisugused Kaidexist tuped väga meeldivad, et nad on praktilised. Sellel on siin all näete selline ava ka, kus vesi välja tuleb juhul, kui peaks sisse sattuma. Lähme korraks siia ka. Ja sellele tupele käib ka vajadusel külge lisana siis pesa tulepulga jaoks. Nii et selline asi. Et ilmselt ma kas ise või Rauno siis tellime mingisuguse koguse neid Kaidex tupesid Hispaaniast, et saaks neid selle 105 neid kaasa pakkuda. Aga nugadest endast, mis siis lähemalt, et eks ma olen nii palju siin selles disainis kaasa rääkinud, et ma pean tunnistama, et minu jaoks on see nuga saanud üsna mugav. Ja ma olen rahul. Ma olen nüüd kasutanud seda mitte küll väga pikalt, seda nii-öelda valmis nuga. Ma mõtlen, kui palju ma sain eelmise nädala neljapäeval kätte, täna on esmaspäev, siis sellise pika nädalavahetuse. Aga ma kasutasin üsna intensiivselt ja proovisin kõikvõimalikke asju teha ja nuga on tõesti õnnestunud. Need on mõlemad sellised suurepärased, head, mugavad, mõnusad metsanoad. Et kes see sihtgrupp siis olla võiks?
kindlasti ütleme, kes tegelevad hobi korras siis bushcraftiga, ellujäämise asjadega, miks ka mitte tõesti matkajad, nad ei ole väga rasked noad, et täitsa niisugune arvestatav matkanuga, kuna nendega on väga mugav ka toidu kallal nokitseda, kõikvõimalike köögiviljade, liha, kõige sellise asja kallal, siis inimesed, kes lihtsalt käivad looduses kämpimas, täpselt see nuga, eriti just see 130, see on täpselt see nuga, mis teile sobib. Nii et ergonoomika koha pealt veel rääkida, et siis käepide ei ole väga sile, siin on omad sellised nüansid, mis muudavad seda noa kasutamist nagu mugavamaks. Siit on kõrgem koht, on siuke lohukene, siit läheb uuesti kitsamaks. Õige pisut, nagu näha võib, nii-öelda noa tagumine ots läheb laiemaks. See on siin kõrgem osa, et käsi nii kergelt ei libiseks, ütleme, kui käepide märg tera peale. Ja ütleme, ma olen proovinud ka nii-öelda niimoodi käes hoides veidike nii-öelda puunotte toksida, raiduda. Täitsa toimib. Tal ei ole küll väga suurt massi, et selle koha pealt on pigem hea, kui mingi teise puunotiga talle siia peale põrutada. Ja siis ütleme, saab selle kuivanud kuuse maha võtta. Aga kui te nüüd panete tähele, siis nendel mõlematel nugadel on selline huvitav asi, et ta tõuseb siit. Et miks see tehtud on? Ütleme niimoodi, et mõni ütleb, et nagu selline Nessmukile iseloomulik joon on. Mina pigem ütleks, et see on selline Canadian stiilil iseloomulik joon. Ja miks see nüüd hea on? See tegelikult tugevdab noa otsa. Et kujutage nüüd ette, kui siit oleks see nii-öelda nagu otsese joon tõmmatud see teraviku suhtes, siis on üsna lihtne mingite tööde puhul võib-olla siin see noa ots ära murda, aga nüüd on siin tulnud nii-öelda seda materjali juurde ja see on andnud noale teatavat terale sellist tugevust juurde. Ja eriti kui ütleme, täpselt on vaja mingeid asju veidikene nii-öelda väänata, kuna see teras iseloom on ju selline, et võiks nagu kasutada ka selliselt seda, et ta ei ole rabe, et siis ütleme ei tee paha selline lisakõrgendus nii-öelda asja juures. Ja ütleme, kui on vaja ka mingisuguseid selliseid töid teha, nokitsemistöid just siin. Ma ei ütleks, et nüüd siin nagu see väiksem nuga oluliselt võiks parem olla kui see suurem nuga, aga hopsti, kui hästi ta suudab, näete, sellist puutükki läbi lõigata. Ta on täpselt see nuga, millega on ideaalne näiteks mingit laadi telgivaiasid teha, telgitarbi, mille iganes jaoks. Et temaga on nagu tohutult mugav nokitseda. Ta tungib hästi risti kulgevatest puidukiududest läbi ja saab nii-öelda puitu kujundada vastavalt oma soovidele. Ja suur on samad moodi nagu kohe nagu naudid seda töötamist, et siin on nüüd ütleme selle kõrgenduse pealt on nagu need teravad küljed ka maha, siis nii-öelda lihvitud, et sõrmel pöidlal, kui on vaja näiteks hopsti tugevalt tõugata, midagi läbi lõigata, et siis nii-öelda ei oleks nagu nii ebamugav, et see teravus nagu pöidla peale ei hakkaks, eriti kui seda tööd on vaja nii-öelda palju teha. See on nuga, mis on asjade läbi lõikamiseks. Aga läbilõikamiseks, ütleme, ta on ka suurepärane nuga lõkke ettevalmistamiseks, et temaga on võimalik väga selliseid mõnusaid
õhukesi lokke teha. Hästi mõnusalt jookseb. Rauno püüdis selle tera HEC kusagil saada selliseks 60 ringis. Nii et noh, selles mõttes 60 HRC on ikkagi suhteliselt sükene kõva nuga, tugeva karastusega ja peaks nagu tera hoidma. Ja tõsi, et kes nüüd teraste markides veidik rohkem teab, siis neid teraseid on päris mitmeid, mis nii-öelda tera hoiavad paremini kui see konkreetne teras. Aga noh, mul on selle terasega nugadega kogemused olemas. Mul on päris mitmeid nugasid sellest terasest ja ma ütleks niimoodi, et pigem ta hoiab seda teravust ikkagi üle keskmise hästi. Ja ma olen nõus, mingisugune Park River hoiab paremini. Tõsi, hoiab. Jah, osad Fälgniveni mudelit samuti. Aga noh, nii palju kui mul helledega on kogemus, mis on samast terasest ja ühe reaalstiiliga, no ei ole probleemi. Tõesti, no hoiab väga hästi. Ja mul oli ka mõned jokkerid, jokker Nesmuk oli sellest terasest ja ma ei mäleta, mingi oli veel äkki, mingi jokkeri nuga, mis mul oli sellest terasest ja samad moodi hoidis nii-öelda nagu minu jaoks väga rahuldavalt, nii et ei olnud seda muret, et peaks nagu iga päev teritama. Noh, siin ma praegu ka nii-öelda lokitan seda kasepirdu ja noh, ma ei oskagi seda öelda, kummaga mugavam on. See on jälle paljuski harjumise asi, kas selle pikema noaga või lühemaga. Mõlemad teevad selle töö ära suurepäraselt, et ei ole mitte midagi nagu halba öelda küll. Et antud sarjas tõenäoliselt tuleb ka nüüd suurem ja raskem nuga, mis siis hakkab nii-öelda sarnast joont hoidma ja tõenäoliselt tuleb ka nii-öelda väiksem nuga, siukene 7,5 sentimeetrit teraga, et on siukene nokitsemisnoaks nagu rohkem. Et ma igaks juhuks ütlen tõenäoliselt, et noh, eks siin Raunol on ka neid töösid ja tegemisi üksjagu palju, et kuidas jõuab ja eks see arendustöö ka, et noh, vaadake, kui Rauno palus mul, et ma nii-öelda lööksin, noh, kuidas öelda, mõtleksin kaasa, lööksin kampa, et luua üks siukene hea praktiline nuga inimestele, kes käivad looduses, mis iganes tegevust tegemas. Et siis ma tunnen nagu endal teatavat siukest vastutust, et ma tahtsin, siiamaani tahan selles kujundamisprotsessis kujundada asja nagu iseendale. Et see tõesti, et see nuga, noh, et ta tõesti mängiks kõrgliigas. Et ma tahan, et need noad saaksid ja oleksidki sellised noad, et kui ma nüüd lähen metsa kämpima, mis iganes asjaga tegelema loodusesse, et ma olen raske valiku ees, kas ma võtan nüüd Rauno Paju tehtud noa kaasa või võtan Park Riveri kaasa, mis on maailma üks tippudes. Ma tahan oma panust nagu selliselt anda nende nugade nii-öelda kujundusse ja arendusse. Nii et mis ma täna võin öelda, et
selle tulemusega ma olen väga rahul, mis Rauno on praegu loonud. Ja mul on tõesti südamest hea meel, et mul oli au nii-öelda olla talle abiks kaasa mõtlemisel, et see asi sünniks, sest et mina tõesti täna julgen väita, et on tekkinud, on sündinud, kas nüüd staar, aga minu silmis kindlasti staar ja ütleme, nuga on sündinud nuga, mida mina julgen küll täna kõigile soovitada. Ja ütlen nüüd ausalt ära, et see ei ole nüüd selline reklaami jutt, et mul ei ole Raunoga selline stiili, et ma nüüd ajan sellisest mesimagusat moosist reklaami juttu ja siis 10 või 100 või kes teab 1000 loodustegevuste huvilised inimesed tormavad nüüd need nugasid nii-öelda Rauno käest ostma ja mina saan see komisjonitasu. Ei saa. Me pole isegi sellel teemal rääkinud. Ja ma isegi ei himusta sellisest nii-öelda vaheprotsenti. Absoluutselt, et ma isegi pigem nagu hea meelega mõnes mõttes hoiduks sellest, et mitte keegi ei saaks mulle nagu teha, kuidas öelda, sellist etteheidet, et raha pärast sa liigutad ennast, raha pärast sa teed seda teist või kolmandat, et ajad siin ka sellist nii-öelda müügijuttu, et ostke Rauno nugasid ja nii edasi. Ei, ma ei tee seda raha pärast ja ma ei hakka seda mitte kunagi raha pärast tegema. Tunnistan ausalt üles, et ma olen nii andekas inimene, et ma oskan raha teenida ka teistmoodi, teistel viisidel. Nii et kindlasti ütleme nende nugade müümine, ma tahan, et nad müüksid hästi, sellepärast, et nad on head noad ja nad kuluvad ära inimestele, kes käivad looduses ja teevad mingeid aktiivseid tegevusi. Nad on nagu head abimehed nende tegevuste tegemiseks. Aga minu kommertslikku huvi siin ei ole ja ei saa mitte kunagi olema ka vähimalgi määral. Mina olen saanud omad nii-öelda panuse eest tasu kätte ja see tasu on siis nende samade nugade näol, pluss nii-öelda need algsed prototüübid, mis töötavad ka suurepäraselt ja ma olen väga õnnelik, et nad mul olemas on ja ma lihtsalt nii-öelda annan oma panuse ka edaspidi, et aidata Raunol neid nugasid nii-öelda arendada ja et inimesed, kes siis käivad looduses, saaksid tõeliselt hea asja. Ma ei oska isegi praegu öelda, mis see nuga maksma hakkab, et see on nüüd see koht, kus te peate Rauno Pajuga ise rääkima. Ilmselt neid nugasid, tema kogu seda loomingut näeb sotsiaalmeedias, Facebookis siis Made in Paju, on selline nii-öelda leht ja seal on olemas tema tehtud noad, nii metsanoad, kokanoad, et Rauno on kunstnik. Ta on osavate kätega kunstnik ja kuidas seda öelda, ta on ka nagu vaimuinimene selles mõttes, et ta suudab luua midagi, mis on visuaalselt positiivseid emotsioone tekitav. Et selles mõttes ma soovitan teile vaadata seda lehte Made in Paju, et Facebookis ja tema kokanoad näiteks, mis ta on teinud, on ikka kohakad ja lausa kunstiteosed, rääkimata, muide ta on ka ehtekunstnik. Nii et ka suurepärased ehted on tal. Niimoodi, aga tuleme nüüd tagasi selle muu jutu juurest nende nugade juurde uuesti, et jah, mis nad siis veel suudavad? Suurepärast sädet suudavad esile tuua. Väga suurepärast. Et lõkke süütamine tulepulga ja selle noa abil ei ole mingit laadi suur väljakutse. Kui ma nüüd juba siin nii-öelda lähimatest nii-öelda rivaalidest tõid välja Helle ja Fälgniiveni, siis mõõtmete poolest Benchmade Bushcrafter on suhteliselt
paari millimeetrit pikema teraga nii-öelda ligilähedan oma mõõtmete poolest. Panen ta kohe eest ära. Fälgniiven Taiga Forest. Siin tuleb vast siukene ehk sentimeeter, ei tule päris sentimeetrit vahe, et ta on umbes samasse auku. See 130 on jah, see on omakorda siukene peaaegu sentimeeter Taiga Forestist pikem. Et minu jaoks jah, need mõlemad mõõdud 105 ja 130 millimeetrit on täpselt siuksed, neil on nagu oma koht omade tööde jaoks ja nii edasi. Et kokkamisel toidukala nokitsemiseks ma kindlasti eelistan seda 130-st. Ja kui mul on vaja puidukallal nokitseda, siis see 130 teeb ka ära kõik, mida ma tahan. Aga kohakuti on kindlasti vast selle 105-sega lihtsalt mõnda asja mugavam teha. Nii et nii, prooviks siis juba, kui ma siin olen, mõne puualu ka pooleks lüüa. Et kui juba paat läks, siis mingu aerud ka. Nii hästi läheb siia puu sisse, et ütleme, et sain täitsa praegu tera üleni sisse, ilma et oleks pidanud peale kopsima. Tal ei ole seda omadust, et ta läheb natukene sisse, nagu paljude konveksnugadega. Läheb natukene sisse ja siis põhimõtteliselt käib klõmm ja lööb puualul 2 lehte laiali. Ei, ta lõikab ennast lihtsalt piki puidukiudusid läbi selle puualu, nii et tulemus on sama hea. Et suurepäraselt sai hakkama, mitte midagi pole ette heita. Et jah, tõmbame otsad kokku. See on super projekt olnud. See projekt kindlasti läheb veel edasi. Ma arvan, et Rauno ja minu omavahelisest koostööst võib veel sündida üht-teist põnevat. Ja see, mis ma nende nugade siis omalt poolt olen pannud, see on pool oma elu metsas veedetud aja kogemust. Seda kogemust, mis ma olen saanud nuga kasutades, käies matkadel, tegeledes bushcraftiga, ellujäämisega, lihtsalt kämpimas käies. Kõik see kogemus, mis mul on, ma ei oskagi öelda, rohkem kui viimase 25 aasta jooksul omandatud, tõenäoliselt vist isegi võiks öelda 30 aasta jooksul peaaegu. Et olen mingi osa nagu sellest siis üritanud panna nende nugade sisse. Et minu arust on need väga head noad ja ma julgen seda soovitada ja tekitage palun järjekord nende nugade järgi. Et hetkel me ei ole veel Raunuga nagu kindlalt mingit nime nagu neile välja mõeldud, mis iganes olla võiks. Võib-olla see kunagi tuleb, võib-olla ei tule, ei oskagi öelda. Aga väga head nood on. Ma nüüd lähiajal jäängi mõneks ajaks nagu neid nii-öelda kasutama, et siis ehk praktika on nagu suurem tõe kriteerium ja võib-olla ma siis kunagi teen mingi lühema ülevaate näiteks veel nendeks, sest kuidas näiteks on möödunud esimene aasta nendega võib-olla või midagi siukest ja siis ma saan võib-olla näidata aasta pärast kulumusastet ja rääkida, kas on mingisuguseid nii-öelda probleeme olnud või mitte või milline nuga välja näeb, saab näidata ja nii edasi ja nii edasi. Aga jah, väga head noad on ja soovitan Rauno Paju käest tellida, leiab ta sotsiaalmeediast üles ja Made in Paju sotsiaalmeedias, Facebookis. Ma usun, et Salla saab sinna kirjutada. Ma tema telefoninumbrit niimoodi jagama ei hakka. Inimesel on õigus ikkagi teatavale privaatsusele ja ta ise otsustab, kellele oma numbrit annab.
aga kes tahab, see leiab ta üles. Neid kohti on, noh, kas või Noaturg Facebookis, et sealtki kaudu leiab ta üles. Vot, aga aitäh, et teil oli kannatlikkust see pikk video ära vaadata, mis ma loodan oli kõigest mõõdukalt igav. Paneme ikka niimoodi, et see raju näha oleks. On juba siuksed minu kasutamisjäljed peal. Ega mul noad ilu pärast ei ole, mul on nad ikkagi selleks, et praktilisi asju teha ja ütleme nüüd, et see nuga, mis minu käes ellu jääb, see jääb teiste käes ammugi ellu. Aga mis ikka, kui ennem ei kuule ja näe, siis raudselt järgmine kord. Kõike head seniks teile.